ütleme siin vee sees? See võib olla varand tundi aitab küll. Sa elad nüüd juba 3 aastat siin Karuskose talus ja siin ei ole elektrit, siin ei ole televiisorit, siin ei ole arvutit. Kas sul igav ei hakka siin? Aga siin on loodus, siin on linnud laulavad nagu sümfooniaorkester. See, ma arvan, palju parem kui vaadata teler või vaadata internetis midagi. Internet hea asi, aga ma ei tea, ma olen teistmoodi inimene võib-olla. Kuule, siin räägiti ühte sellist lugu, kuidas sa olid karuga kohtunud. Jah, üks kord oli koos Dingoga, see minu koer, Dingo nimi on. Siia poole võib olla paar kilomeetrit kaugel, üks väga suur karu oli. Dingo haukub ja see karu karjub kauru. Ma kardan, võib-olla ta teeb koerale midagi. Ma karjun, Dingo tule siia. Dingo läks minu juurde ja karu väga kiiresti läks ära. Aga kus sa ise olid? Puu otsas või? Ei, ma ei karda, mis loom kardab rohkem kui inimene. Kui toitudest nüüd räägime, mis selles seenekastes nii erilist on? Seenekastet tehakse ju palju ja kõik me arvame, et me oskame seda teha, aga sina kui ukrainlane, milles on see eriline nipp? See on traditsiooniline kaste. On vaja rasv panna ainult talvõis. Siis väike siibul, sepen siibul, siis seened kindlasti ka lõikata tükkida. Ja peale ei ole vaja mitte midagi, ainult kui seened nagu valmis on hapukoor peale. Natukene proovida, kas on veel soolane või ei ole. Kui ei ole, siis võib. Väga hea. Anna ma proovin ka. Ikka. Kas ukrainlased söövad kodumaal ka palju seeni? Jaa. Mida üldse Ukrainas kõige rohkem süüakse või? Varenikud. Jah. See on su lemmik, jah? Ja kirss panna ja varenikud ja... Kuule, see on väga paras. No Ukraina borš kindlasti ja see, kui pidu on veel midagi, sünnipäev, Ukraina borš ja ta on täis ja ta on paks. Võtta makim seened ka ära. Ja. See vessi on vaja panna tagasi. Vaata, et kus seentega nüüd ei lähe? Ei, ma proovin ilusti. Jõgi saab oma vee tagasi, mitte küll nii puhta, aga hea seene maitse lüli. Jah. Meie kana võib-olla tahab ka proovida. Anna mulle abi. Sulle natukene mulle. Jaa, kas me jätame need väiksed tükid? Jah, sama nagu. Jah. Sel aastal paistab, et tuleb võib-olla hea seene aasta, sest et mööda aastal oli väga kuiv. Praegu võt nii, täna ka on vihm. Eile ka oli vihm. Võib-olla homme vihm. Eesel on vaja ainult soe temperatuur. Kui eesel on soe temperatuur, siis seen on kees. Meil on see asi nüüd ette valmistatud. Ja, et siis lähme hakkame seda kastet tegema. Vaatame, kus meie lõkke plats on. Jah, ja viime need asjad sinna. Ja teeme väike praad. Kord oli aeg, mil armu rõõm oli seiklus vaid. Kuid alles siis, kui nägin sind, mis on õnn
aru sain ning ma teadsin, et armastada teisi eal, jah eal ei saa. See sõltub inimese tahtest, jah. Kas ta jookseb seal või tahab iga puu juures peatuda? Siit läheme paremale. Väga ilusa lennakul juttu, aga siis sealt ma tegin esimese matka. Onu veetsin sealt. Jutud kõik, mis sinust kuulsin, neid uskuda vaevalt võis. Tere, jälle, Aivar. Noh, tere. Meie köögitöölised on kõik ette valmistatud. Noh, hakkame praadima. Hakkame praadima. Istu. Võtke isteta. Nii, alustame siis võist pihta. No Aivar, järsku sina räägid nüüd natuke sellest Soomaa loodusest, mis selle nii eriliseks teeb ja ütleme, kui viimased 10 aastat on nagu sellest Soomaast räägitud, ta on ju tunduvalt kauem olnud, kui see rahva teadvusesse on jõudnud. Mis Soomaal nii erilist on? No, ju siis midagi peab erilist tulema, kui on tehtud nagu rahvuspark ja ma arvan, et mis on siin kõige erilisem, või noh, hästi lühidalt seda öeldes, siis on selline metsik loodus, mida tegelikult Eestis nagu väga palju ei ole ja Euroopas seda üldse pole. Siis paneme seened peale. No siin on jah, ütleme, selline kant Eestis, kus ikkagi väga vähe inimesi üldse elab sellise suure ala peal. Et 20 ruutkilomeetrit ja ainult 100 elanikku. Et loodus on siin nagu täiesti omapäi. Pluss turistid muidugi. Jah, no eks see ongi see sama asi, et mis siia nagu meelitab võib-olla inimesi puhkama ja nautima seda sellist üksildust ja vaikust ja omaette olemist. Noh, omaette asi on see, et kui neid saab väga palju, et kas nad tegelikult leiavad seda üksildust, mida nad on otsima tulnud. Aga põnev on see haabiapaatide tegemine ka siin ja see, millega me siia tulime. Sellist asju ju kuskil mujal, sest Eestis näegi. Kuidas tundus see sõit? Väga kipokas, ma ütlen. Jah, eks muidugi plastikanuu on palju turvalisem. Aga jah, see paat on nagu... Aga see nõuab muidugi harjumust. Ma ütleks, et jumal tänatud, et me sellega kahekesi ümber ei läinud. Mitu korda sukeldanud oled? Noh, eks ikkagi juhtub, et kukud sisse ka. Tuleb ennast ilusti tasakaalus hoida ja keel tuleb keset suud hoida, et mitte nagu vette õppuda. Aga Alex, räägi nüüd, kui kaua sa neid seene nüüd praed siin või? Luba mulle see pään siibul ka. Siibul?